Selles videos on kõik vajalik info olemas sinu jaoks, et sa saaksid panna üles oma esimese Facebooki kampaania, kas siis enda firma jaoks või siis kellegi teise ettevõtte jaoks. Ma näitan sulle siin videos samm-sammult, kuidas reklaamid panna püsti, mis settinguid kasutada ja selgitan sulle üldse lahti, kuidas Facebook Ads Manager toimib. Kui sa lähed Facebook Ads Manageri business.facebook.com, siis sul tuleb lahti selline koht, kus sa saad neid reklaame teha. Alustame sellest, et on 3 taset, ehk siis üks on kampaania tase, kus sa siis valid konkreetse eesmärgi, mis sa teha tahad, siis sul on ad setid. Ad setis sa siis põhimõtteliselt valid, et mis inimestele sa seda reklaami kumad. Võib-olla näiteks, kui sul on 2 teenust, siis oletame, et näiteks ehitus on üks ad set ja siis näiteks ma ei tea, pangandus on teine ad set. Lihtsalt selline näide. Aga jah, ühesõnaga on kampaania sees on ad setid ja ad setide sees on siis reklaami. Kuidas luua siis reklaamikampaania? Kui sa oled siin pealehel, siis paned siit loo. Esimese asjana sul viskab ette selle, kus sa pead valima eesmärgi, et see nüüd oleneb, mis sul on. Kui sa soovid brändi teadlikkust tõsta, siis on see sinu jaoks kõige parem variant. Kui sa tahad viia inimesi veebilehele, siis traffic on õige variant. Kui sa soovid Facebookis alustada vestluseid või Messengeris, siis engagement on sinu jaoks päris hea. Mina kasutan kõige rohkem siis lead kampaaniat, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et me korjame nagu kontakte, kes on huvitatud siis meie teenusest. App promotion sobiks sulle siis, kui sa soovid mingit äppi nii-öelda promoda. Ja sales, võib-olla siis see, kui sul on mingi e-pood või e-commerce pood. Mina alati teen manuaalse, et ma ise panen need sätted, aga jälle oleneb, mis su vajadused on. Kui sa tahad võimalikult lihtsalt teha, siis ma soovitan sul selle valida, aga kui sa tead, mis sul eesmärk on selle kampaaniaga, siis mina pigem võtaks manuaalse. Nii, ehk siis siin ongi seda nagu taset näha, et meil on kampaania, on ju. Kampaania nimi võib olla lihtsalt, ütleme, vahetame, et meil on Eesti eraklient ja näiteks ehitus, maja ehitus näiteks. Et see nimi ei muuda otseselt midagi, aga sa saad organiseerida siin oma reklaame. Nii, lähme kõik nüüd sätted, võtame nüüd kampaania osas kõigepealt läbi, ehk siis siin vasakul saad valida, et võtame kampaania tasemel kõik need settingud läbi. Nii, kategooria, paned ainult siis, kui sul on mingi spetsiifiline kategooria, ehk siis kas siis näiteks mingi pangandus, tööpakkumised, kinnisvara, mingi poliitika, et need lähevad kõik siia alla, siis sa pead ära deklareerima, selle, et sa sellist kategooriat nii-öelda reklaamid. Et jah, siin saabki seda valida, aga kui me lihtsalt siin mingit teenust, näiteks ehitust reklaamime, siis seda ei pea valima. Nüüd ostutüüp, siin on jälle 2 valikut, kas auction või reservation, see jätta alati auctioni peale, ma ei näe põhjust, miks sa peaksid reservationi peale panema. Siin saad muuta see sama kampaania nii-öelda eesmärki, meil on leads, nagu öeldud, ja siin saab panna ka kampaania kulutamise piirväärtuseks, näiteks kui meil on eelarveks pandud 2000 eurot, siis selle saab siia panna. Nüüd, advantage campaign budget tähendab siis seda, et põhimõtteliselt Facebook ise otsustab sinu eest, kuhu ta selle eelarve nii-öelda paneb. Ma soovitan ta sisse jätta tavaliselt, et ma olen kulutanud 10 000 eurosid oma klientidega nende Facebook reklaamide peale ja pidevalt on Facebook näidanud, et tema algoritm suudab kõige paremaid tulemusi tuua, et kui sa ise manuaalselt teed asju, siis tavaliselt tulemused on kehvavad. Aga siit saad panna siis eelarve kogu nii-öelda kampaaniale siis, et nüüd see oleneb, mis su eesmärk on. Kui sa tahad konkreetset müüki teha, siis praktika on näidanud, et mitte kunagi ei piisa 3 eurost päev või 5 eurost päev. Et mina oma klientidel soovitan panna alati minimaalselt 20 euri päev, sest siis tuleb ka reaalselt päringuid. Et kui sa näiteks kui sa tahad lihtsalt mingi Facebooki lehti promoda nüüd vaikselt, siis võid ka panna 1 või 2 või 3 euri, aga ütleme nii, et otseselt mingit muutust selline eelarve sulle ei too.
kampaania pakkumisstrateegia võib jääda highest volüümi peale, me tahame nii palju päringuid kui vähegi võimalik. Siis see budget scheduling, noh, näiteks kui keegi ostab su teenust nädalavahetustel rohkem, siis võid panna, et näed, et teeme nädalavahetustel päeva rohkem eelarvet, aga mina tavaliselt jätan selle märkimata siin. AB test, põhimõtteliselt see on selline, kuidas ma ütlen, kui sa paned selle sisse, siis see tähendab seda, et 4 päeva siis testib, milline kõige parem reklaam on. Mina olen kogu aeg selle välja jätnud jällegi ja lihtsalt ise testin, mis kõige paremini töötab. Ma pärast näitan ka, kuidas nagu testida neid reklaame. Kampaania seadistused on nüüd paigas ja nüüd võime liikuda AdSeti alla. Ja siin AdSetis põhimõtteliselt siin me nüüd valime, millistel inimestele me seda reklaami kuvame. Siin näitena ma võiks jällegi tuua sellised Eesti eraklient. No ehituses taas noored inimesed ei osta, võtame vanuse näiteks 30 kuni 65 pluss ja Advantage pluss. Advantage pluss on siis Facebook enda algoritm nii-öelda. Ja siin on nüüd hästi palju erinevaid viise, kuidas me neid nii-öelda liide või kontakte siis saame, veebileht, veebilehed ja kõned, Messenger, Instagram, siin on neid variante hästi palju. Oleneb jälle nišist, aga praegu meil töötab kõige parem on see Instant Forms, ehk siis see on Facebook enda päringu vorm, kus inimene siis täidab ära oma kontaktandmed. Pärast pole näitan ka, kuidas seda teha. Aga jah, näiteks kui sul on hea veebileht, kus saab päringuid korjata, siis võib ka siin valida veebilehe ja siis sisestada oma veebileht. Valid Facebooki lehe, kus alt see tuleb, minul on siin hästi palju valikud, aga vali see veebileht. Nii-öelda vali see Facebooki leht, mille alt need reklaamid siis tulevad. Alguses alati nagu see, et lihtsalt võimalik palju päringuid, sest mida rohkem päringuid, seda suurem võimalus müük saada. Dünaamiline loovus või dynamic creative. Mina jätaks selle välja, sest inglise keeles, ütleme eesti keeles kõlavad need asjad natuke imelikult, mida see Facebook hakkab siia ise looma. Siin on see AdSeti eelarve, siis me jätame praegu samaks 20 € päev ja alguskuupäev, siis sa võid ka siin panna lõpukuupäevad, näed, kestab kampaania 9. märtsist kuni, ma ei tea, 3. aprillini näiteks, või saad seda ise panna siin. Siis saad panna eraldi AdSetile, siis selle kululimiidi ja nüüd hästi suur osa on nüüd see. Ja siin saab teha päris palju möllamist, et esiteks paneme siit muuda, siit sa valid asukoha, kuhu sa tahad turundada. Kui meil on Eesti, siis me paneme Eesti, kui me tahame näiteks ka Lätti turundada, Läti, siis me saame valida ka Läti ja sa saad ka näiteks hästi väikeste piirkondadega, näiteks kui me siit need listist paneme kinni, tahame näiteks, tahame Tartu inimestele reklaami näidata, siis me paneme selle pinni, raadius, ehk siis, ma ei tea, võtame näitame 20 kilomeetrit ja siin paremal ta näitab ka nüüd, et mitu inimest selles alas on. Isegi kui ta on kollane siin, siis 70 000 on täitsa nagu okei. Jällegi eelarvega peab olema see koha nii-öelda vastavuses, et kui me ainult Tartusse promome, siis me ei saa, pole mõtet panna mingi 100 € päev eelarvet, sest inimesi ei ela Tartus nagu nii palju, kes Facebooki kasutavad. Meil on asukoht välja valitud, kuhu me reklaamime. Järgmiseks Advantage plus Audience. Soovitan alati kasutada seda, mis siin Facebook on andnud. Olen testinud mõlemad ja reaalselt 99% kordadest Advantage plus võidab. Aga sa saad talle siin soovitusi lisada. Ehk siis vanus, mis iganes võtame, meil oli siin 30 kuni 65 pluss. Ja siin saad sugu valida, näiteks kui meestele võib-olla võib sinu toode või teenus rohkem sobida. Detailed targeting. Siin sa siis saad panna neid huvisid või asju, et kui me nüüd näiteks promo maja ehitus, siis meile võikski sobida sellised asjad nagu näiteks ehitus, build, äkki inglise keeles. A building contractor, okei, ütleme maja, ütleme renoveerimine.
et see on lihtsalt see, et sa annad soovitusi Facebookile, et millised inimesed võiks sinu kampaaniale sobida. Nii, beneficiary and payer, siin sa valid, kes selle reklaami eest maksab. Siis placements ehk siis kohad, kus neid reklaame näidatakse. Jällegi soovitan hoida lihtsalt Advantage Plussi peal, aga kui sa tunned, et pole mõtet kuskil Messengeris väikse aknana oma reklaami näidata, siis sa võid alati ka panna need kõik kinni ja valida täpselt need kohad välja, kus see võiks reklaami näidata. Ehk siis hästi, meil on nüüd adset ja kampaania seadistatud, nüüd me lähme konkreetse reklaami seadistamise juurde. Ma soovitan alati reklaamidega teha mingi süsteemi. Alguses sa võidki panna näiteks pilt 1, pilt 2, pilt 3, galerii 1 ja video 1 või mis iganes. Võtame pilt 1 siin näitena. Valid Instagrami konto, tavaliselt kui sul nüüd, ma soovitan ikkagi teha Instagrami lehe ka eraldi, siin on see asi natuke professionaalsem, aga siin näitena siis valime nii-öelda, et see kasutab Facebooki lehte, et Instagramis ennast promoda. Siin sa saad kasutada kas olemasolevat postitust või lihtsalt luua reklaam. Me kasutame siin praegu hetkel pilti ja videot. Tähtis on jällegi testida, mis kõige paremini töötab, ehk siis tehagi näiteks 2 pilti, 1 video, 1 karussell ja näiteks testidagi, mis kõige paremini töötab. Nii. Siis meedia. Siin me nüüd paneme selle pildi. Siit siis paned selle pildi, mis sa tahad reklaamis kasutada. Nüüd sellega on niimoodi, et kindlasti tee üks versioon, mis on nagu 1/1 aspect ratio'ga ja üks versioon, mis on 9/16, et siis kui tuleb nii-öelda feed'ile, siis on 1/1 ilusti ruut ja kui tuleb näiteks stories tuleb, siis ta on ka õiges mõõdus, et tee 2 versiooni ja siis pane seal vastavalt, kuidas toimib. Flexible media võib jätta sisse, see on okei. Põhitekst on nüüd see main tekst, ehk siis põhitõed on selle juures sellised, et alguses meil on hook, ehk siis tavaliselt võib see olla midagi sellist, et ma ei tea, kas sa otsid oma majale ehitajat. Jällegi see on lihtsalt näide, et ma ei hakka siin oma nii-öelda saladusi päris välja ka andma, aga umbes niimoodi näeb see välja. Nii. Ja ma ütlen ausalt, neid variante ja formaate, kuidas teha, on nagu ülipalju erinevaid, kuidas seda teksti formuleerida siin, et see on lihtsalt näide. Siis ma võin tuua, et ütleme, kas sa oled juba pikemat aega oma vana maja vaadanud ja mõelnud, et võiks uue osta. Nii, siis meie firma tutvustus näiteks. Jah, tegelikult üks asi, mis sa veel võid teha, kindlasti kasutada emojisid, on ju, et tõstad kaasa tulemusi tõenäoliselt. Firma tutvustus, ma ei tea, ehitusfirma pakub kvaliteetset ehitusteenust Harjumaal. Siis võid siia lisada näiteks eelised, ma ei tea, iganes 20 aastat kogemust. Ja nii edasi on ju eelised, social proof, ehk siis näiteks mingid review'd, näiteks, ma ei tea, ehitusfirma oli suurepärane. Mina ise ütlesin seda. Ja lõpus siis call to action ehk siis CTA, see võib olla midagi sellist, et ma ei tea, vajuta reklaamile, et päringuga alustada. Nii, reklaamtekst on valmis, jällegi kõik see tuleb testimises välja, mis kõige parem töötab. Turundus hästi lihtsalt proovida asju. Sa ei pea olema väga spetsialist selles, et lihtsalt kui sa kogu aeg proovid asju, proovid uusi tekste, erinevaid formaate, siis lõpuks sa leiad selle võitja ka üles.
ja siin sa saad lisada siis erinevaid text option'id ka, et Facebook saab ise proovida, näed, kas see töötab paremini, aga taast ma jätan selle üheks. Nii, Creative AI pole mõtet praegu veel kasutada, see ei ole eesti keeles veel piisavalt hea. Pealkirjaks on hea praktika panna näiteks pakkumine, näiteks -50% allahindlus või siis -50% mida iganes, või siis näiteks social proof jällegi, et näed, nad olid suurepärased, või siis midagi muud, näiteks millega tegeleme, ehitus Harjumaal, jällegi hästi palju testimist, et vahepeal sa võid võtta selle teksti, mis siin on, panna siia vastupidi, et sa pead proovima lihtsalt, mis kõige parem töötab. Ja kirjeldus jälle samamoodi, võid panna kas siis social proof'i või näiteks mis teenust sa pakud või mis iganes fantaasia nagu ette näeb. Nii, call to action on üsna tähtis asi, et ära siia, isegi kui tegemist on hinnapakkumise küsimisega või mingi asja tellimisega, siis ära taast kasuta neid, sest see tundub natuke nagu järsku olevat, et kui sa oled kohe, sa lihtsalt scrollid oma newsfeed'i Facebookis, istub kohe reklaam, et küsi hinnapakkumist, et pigem pane lisateave ja tundub natuke soojem, võib nii öelda. Nii, nüüd kõige tüütum asi Facebook reklaamide juures on need enhancement'id ja neid on hästi palju, et overlaid ei meeldi, touch-up'id ei meeldi, muusika on okei, vali endal sobivalt välja, 3D animatsioon võib olla väljas, text improvement'id võib olla väljas, relevant comment'id võivad olla sees ja see võib ka olla sees. Aga mõnedega need enhancement'id teevad väga imelikuks võivad selle reklaamid ja inglise keeles jah, tundub normaalne, aga kui sa eestlasena vaatad, siis need enhancement'id võivad teha selle reklaami imelikuks. Aga jällegi testimisasi, sa võid need vabalt ka sisse panna ja vaadata, kuidas jääb. Ja salvesta. Nii, ja lõpuks siis see päringuvorm. Kuidas teha päringuvormi? Maja ehitus ja siis tavaliselt kuupäev, täna on meil 9.25, sa tead lihtsalt, näed selle kuupäeval tehtud. Siit tavaliselt sa võid jällegi testida, mina olen ka testinud, more volüüm tavaliselt töötab kõige paremini. Rich Creative on see, et sa saad siia lisainfot lisada juurde, näiteks kui sul on ehitusfirmas, võib tuua näiteks siia, et jällegi panna mingi case studiesid või testimoniale või mingeid varasemaid töid, mis tehtud on. Aga kusjuures olen ikkagi näinud, et see more volüüm lihtsalt taas töötab ikkagi kõige paremini ja toob kõige rohkem päringuid. Ühesõnaga flexible form delivery, see on üsna uus asi nüüd, mis tuli siia päringvormi, aga mina jätaks selle optimized peale. Meta jällegi ise valib, mis ta teeb. Nii, background image võib olla sees, lihtsalt see reklaamipilt siis jääb nii-öelda taustale. Ma võtan siis praegu siin näites maha. Greeting, siin võib olla midagi taolist, et näiteks see pakkumis oli. Sa -50% kupong. Ja siis all näiteks, et täida all olev ankeet, et kampaaniast osa võtta. Ja võib lisada ka teise kavala emoji. Jah, siin saab teha ka sellise päringvormi, et inimene täidab ära vormi ja siis lõpus saab sooduskoodi, et ka selline on täiesti võimalik. Nii, küsimused. Kui sul on lihtsalt mingi küünesalong või ma ei kujuta ette küünesalong või kuskil, kus ei ole väga kvalifitseerida vaja,
seda kontakti, siis seda ei pea tegema, aga näiteks kui me räägime ehitusest, siis hästi tähtis on kvalifitseerimine ja siin tulevad mängu ka küsimused. Ehk siis näiteks, kas sa oled koduomanik? Jah, ei. Ja ühesõnaga paned sellist paar küsimust ja kõige lõpus siis info, et full names ja kõik üles, et alati soovitan ka telefoninumbrit küsida. Et kui sul on tõesti selline, kus sa kupongi saadad meili peale, noh siis võib-olla mitte, aga tavaliselt ikkagi küsi telefoninumber ka, saad neile helistada. Juhul kui on vaja see esmane kontakt teha. Siia kirjeldusse võid panna, et kasutame seda infot näiteks, ma ei tea, ainult selleks, et teiega ühendust võtta. Jep. Ja siis juba tuleb see. Nüüd privaatsuspoliitika, kui sinul või su kliendil ei ole privaatsuspoliitikat, siis tee lihtsalt endale hästi lihtne veebilehekülg, kus on lihtsalt ongi ainult privaatsustingimused ja pane need siia, et oleks kõik ilusti legaalne. Et mina ka oma klientidele teen alati selle privaatsustingimuste lehe eraldi ja pastin siis selle nii-öelda siia. Nüüd jah, kui sa tõesti, kui see on mingi opt-in või hakkad neile teavitusest saatma, siis sa võid neile ka panna, et võid siia panna juurde, et näed, et ma hakkan sulle sõnumit saatma. Nii, ja kõige lõpus võibki olla, et täname, päring edukalt saadetud. Ja siis näiteks disclaimer, et kas, noh, ma ei tea, nüüd võite vaadata meie veebilehte või ankeedist väljuda. Ja siis saad jälle siin valida, kuhu sa tahad, et need inimesed läheks, kas veebilehele või mingit, saab ka panna mingi faili siia, näiteks mingi resource'i või midagi. Taastan veebileht lihtsalt ja siia siis võib eesti keeles panna, et vaata veebileht. Nii. Väga hästi start. Jah, nüüd see start conversations on Messenger, tähendab seda, et kui nad nüüd selle ankeedi ära täidavad, siis tuleb ka automaatselt läheb suhtlus Messengeris lahti, et nii, need kontaktid siis saab alla tõmmata Exceli failina, Exceli tabelina, aga palju efektiivsem oleks nad siis kuskil CRM-i või siis müügitorusse nagu müügitoru tarkvarasse ära siduda. Mina kasutan selle jaoks high levelit ja ma võin ka hiljem mingis teises videos näidata, kuidas täpselt need kontaktid saab siis ilusti ära organiseerida müügitorusse. Aga praegu me tegeleme Facebook reklaamidega, nii et lähme edasi. Nii, meil on esimene reklaam valmis, väga hea. Nüüd, kui me tahame täpselt sama nii-öelda, nüüd tahame hakata testima, mis kõige parem töötab, siis tavaliselt me teeme duplikaadid, ehk siis me teeme näiteks, kui sul on 20 eurone eelarve, siis hea on teha selline 4-5 reklaami korraga, et oleks, igal reklaamil oleks ka omakorda eelarve, et siis nii-öelda testida, vaadata, mis toimib, mis ei toimi. Et siin võibki panna, me nüüd kopeerisime, need on kõik sama tekstiga, et pilt 2, näiteks video 1 ja karussell 1. Pilt 2 on põhimõtteliselt see, et sa siis proovid kõik täpselt samad tekstid, kõik on täpselt sama, lihtsalt pilt on teistsugune, et tähtis asi, testi ainult ühte või kahte asja korraga, sest kui sa testid, kui sa paned 2 täiesti erinevat reklaami erinevate tekstidest, kus sa tead, mis see võitev osa sellest on, et testi üks asi korraga. Video, et siin sa võid samamoodi siis panna näiteks postitada hoopis video üles. Karussell on siis see, et on nagu mitu pilti, mida inimesed saavad scrollida. Soovitan kõiki erinevaid neid viise proovida, kunagi ei tea, mis võib töötada kõige paremini. Vahepeal töötab karussell kõige paremini, vahepeal video, vahepeal pilt, et sa pead lihtsalt testima. Oleneb ka nišist hästi palju. Kui sa oled need erinevad versioonid kõik valmis teinud,
siis aeg on vajutada siia review and publish peale ja su reklaamid ongi avalikustatud. Nüüd, kui läheb 4-5 päeva mööda, siis vaatad uuesti tulemustele peale, vaatad, mida saab paremaks teha. Et näiteks oletame, et pilt 1 on nagu räigelt hea tulemustega, kui kontakte tuleb, on nagu näiteks kontakthind on 6 euri kontakt ja näiteks pilt 2 on 13 euri kontakt, siis pilt 2 võib ära kustutada, võtta pilt 1 näiteks mingi element, näiteks võtta teksti muuta ja siis proovid uuesti ja siis panna uuesti testima. Ja niimoodi see käibki, lõpuks sa leiad nagu võitva reklaami üles peale, sellist paari nädalat või kuud leiad selle kõige parema versiooni nagu üles. Et kindlasti testi alles mingi iga 4-5 päeva tagant, sest kui sa hakkad iga päev muutma, siis Facebook ei suuda isegi testida ise oma algoritmi järgi, et kogu aeg toob uus info peale, et kindlasti iga 4-5 päeva tagant, oleneb ka eelarvest. Kui eelarve näiteks 5 eurot päev kõik kokku, siis reaalselt sa pead ootama mingi 10-15 päeva, et alles tulemusi nagu analüüsida. Ja kui sul on eelarve suurem, näiteks 40-50 euri päev, siis saad juba paari päevaga, on ju. Saad piisavad tulemusi, et teha muudatused. Aga jah, see siis ongi, kuidas teha Facebooki kampaaniaid aastal 2025. Ta ei ole väga raske, päris tihti tulevad ka uued update'id ja asjad, siin saab nüüd AI-ga saab ka genereerida pilte asju juurde, mida mina ei ole veel proovinud, sest ma ei tea, sest mul lihtsalt on paremad pildid. aga jah, kui sul tekkis küsimusi selle video asja kohta, siis lihtsalt jäta kommentaare ja ma vastan sulle. Kui sa tahad proovida kontaktihaldus, müügihaldus, CRM, tarkvara high level, siis alla 14 päevane tasut link, et seda saad 14 päeva seal lihtsalt möölata ringi ja vaadata, kas sulle meeldib see või mitte. Aga muidu ma tänan, et sa seda videot vaatasid, kõik head.